oleme Pärnu vanglas, kus nüüd on põgenemistoad, nii et aitäh Pärnu põgenemistubadele, kes meid siin lahkelt vastu võtab. Mulle väga meeldib, et see hoone ise on ehitatud 1861 hullumajaks. Ei ole. Ja viimased vangid lahkusid siin millalgi nullindatel. Nii et siin on olnud hullumaja, siin on vist ka haigla, siin on olnud kartsar, siin on olnud vangla, siin on istunud eluaegsed ja siin juhtub asju, seda kinnitavad siinsed töötajad. Nii palju, kui mina enne vaatasin, siis ma leidsin ainult 2 sõna, mis iseloomustasid seda kohta. Nii. Esimene neist oli psühhopaadid ja teine neist oli mõrvarid. Ehk siis ma olen juba närvid läbi veits. Ma ei tea, aga ma arvan, et täna tuleb tore. Täna tuleb tore ja meil on kaasas kogu meie gear ja lähme siis teeme ringkäigu, otsustame, kuhu me paneme üles staatilised kaamerad ja kus me siis hakkame tegema erinevaid katseid. Ja kuna teie, armsad Patreonid, otsustasite võrdselt, et nii mina kui Heidi peame tegema seekord soolokatset. Seda ütles üks inimene too. Aga oli 50-50. Oli või? Ise ütlesid, et oli 50-50. Korraks oli. Ma jään selle juurde, et me teeme mõlemad soolokatsetena, kui me julgeme. Mul on üks mõte, Heidil võib-olla on siis mulle teine mõte. Teeme niimoodi, on ju? Vaatame, kus me teeme. Aga lähme siis teeme väikse ringkäigu. Igal hommikul kell 7 rebestas Pärnu vangla müüride vahel tardunud vaikuse läbilõikav sireen. Kinnipeetavatel algab järjekordne vanglapäev. Pärast äratust anti tund aega pesemiseks, voodi tegemiseks ja ruumi korrastamiseks. Seejärel toodi kambritesse hommikusöök. Kella 8:30 läksid mehed tööle. Nõnda algas Pärnu vangla kinnipeetavate päev 90-ndatel. Kuid tegelikult oli 1861. aastal praegusele Sillutise tänavale ehitatud hoone algne eesmärk hoopis teine. Võtta oma seinte vahele need õnnetud hinged, kes erinevate vaimsete häirete ja haiguste tõttu oma eluga välismaailmas hakkama ei saanud. Lihtsamalt öeldes, tegemist oli hullumajaga. Hiljem tegutses siin ka vanadekodu. Seejärel aga olukord muutus ning majas sai Pärnu vangla, mis tegutses esmalt hoones 1865. aastani. Olles üsna väike, see toone suleti. Enne kui hoone taas 90-ndate algul vanglaks kohandati, oli seal alkohoolikute sundravi ja töö profülaktikum. 1995. aastal oli vanglas 60 kohta. Massiivseid vanglamüüre palistas okastraat, mis ähvardas põgeneda püüdva vangi soolikad välja rebida. Aastal 1998 maja renoveeriti, kohtade arv suurenes 120-ni. Vanglas oli enam kui 5500 ruutmeetrit pindala ja seal oli 7 hoonet. Administratiivhoone, esimene elukorpus, teine elukorpus, katlamaja, söökla, kauplus, saun, klubihoone, töökoda, meditsiinipunkt, spordisaal, juurviljahoidla, ladu ja garaaž. Tänu headele pidamistingimustele ja väiksusele omandas Pärnu vangla valgekraede vangla kuulsuse. Ent siin hoiti peale kuulsate kummalisigi. Näiteks istus Pärnus elukutseline metsavend Ülo Voidka, kes juulis 2001 vangla juhtkonna ettepanekul enne tähtaega vabastati. Vangidel oli ette nähtud 1-, 2- ja 4-kohalised kambrid. Augustis 2001 oli vanglas 100 vangi. Veebruaris 2002, kui suleti keskvangla, toodi Pärnusse ka 4 eluaegset. Pärnu eluaegsed olid rahvuselt venelased ja mitmekordsed mõrvarid. Vangla oli puupüsti kriminaale täis. Kui aga valmis Viru vangla, siis oli Pärnu vangla lõplikult aeg uksed sulgeda. See oli 31. jaanuaril 2007, kui hoovist vurasid välja kraamiga täidetud veoautod. Pea kõigele, mis moodustas vangla sisustuse, leiti koht mõnes muus Eesti kinnimajas. Ometi on nende müüride vahel midagi säilinud. Midagi, mida ei saa lahti keevitada, kasti toppida ja minema viia. See on aastakümnetega kambriseintesse sööbinud valu, igatsus ja viha, mis muudavad õhu külmaks ja rõskeks. Ma ei räägi siin temperatuurist. Nõnda kirjutas Asso Puidet pärast vangla sulgemist Pärnu Postimehes. Puidet jätkab.
see miski luurab seal vaevutajutavalt ja ometi võib seda näha, kui vaadata oskad. Näiteks kartseri seenele püüdlikult veetud vertikaalsed vaod koos numbritega. Päikesekell, märk surmigavatest päevadest, kus sul ei ole midagi muud teha, kui jälgida päikesevihud teosammul kulgevat teekonda kongiseiral. Sest piiblit sa ei mõista ja karistusseadustikku peas deklameerimises võid võistelda prokuröriga. Mingit muud lektüüri pole aga kartserisse heidetud kurjategijale ette nähtud. Detsembris 2016 hakati vanglas korraldama põgenemismänge ning meiegi võõrustajaks on just Pärnu põgenemistoad, mille töötajad ja mängujuhid on üsnagi kindlad, et keegi vanas hoones veel toimetab. Küll on maadeldud ühe radiaatoriga, mis need pidevalt ise käima tahab lülitada. Küll on kuuldud toiduluukide prõmmimist siis, kui majas kedagi peale viimase lahkuja ei ole. Kellega meie täna kohtume? On need endised patsiendid, vangid või hoopis keegi kolmas? Nii, ma siis samal ajal räägin, näitan, mis mulle räägiti. Nii. See kamber, selle kambri luuk oli kinni, siit riiviga niimoodi, ma isegi ei jõua seda panna. Kui töötaja lõpetas mängu kokkupanemist ja valmistamist ette järgmiseks päevaks, kui ta kuulis Mihekann ei ole. Häält. Ja kui ta tuli tagasi, oli see kinni, teiselt poolt tabalukuga ka kinni. Ei, kas see on 9 või? See on 10, aga siit väljudes ütles üks inimene, kes oli viimane, et sina muga kaasa ei tule. Okei, hea teada. Meeldiv. Ülimeeldiv. Ja siin on number 9. Kus... Mis siin oligi? 9 on vist ongi kõige rohkem. 9 oli see, kus mängujuhtidel ühelegi mängujuhile ei meeldi see ruum. Ja ma vaatan, mis mul veel meelde jäi sellest kõigest. Siin on vana arstikabinet, kuhu me lähme ka sisse, seal on vana arstitool. Siin nagu on kuidagi mõnusam. Hakkab pihta. Mida? Nii, siin on üks pimedatest kambritest, kuhu me kindlasti läheme. Siia võib olla, see vist on kartser ja siis oli see kartser. 1-2. Ja siis on meil need ruumid siin, kus me käia saame. Ja see oli see, kus ta oli, kui ta koolis seda kõmakat sealt teemalt. Kardad juba või? Ma kardan siis, kui ma tule Ära kustutama või? Ära asema, ma ei tea, kuhu näidata. Okei. Mul on nüüd selline plaan, et paneme siis tule kustu ja võtame erinevad masinad. Pidi kõigepealt me võtame selle trailcam'i, paneme kartserisse pimedasse ja siis paneme Huawei kuhugi staatilisse 9-ndasse. Oh my god. Why? Ma ei tea, miks me seda teeme endale. See on nagu igapäevane või iga kord on see lause mingi iga 3. lause. Ma ei tea, miks me teeme seda endale. Trailcam siis. Olete kursis trailcamiga? Ma loodan, et ta töötab. Keegi ei tea. Ta peaks viskama mulle sükast... Oota, tule pidime ära laskma. Kristin, kas sa saad tule ära lasta? No nii. Sul on... Ei, lase see tüli ära. Ütlete mulle millal või? Nüüd. Oh fuck. Ei, ma ei soovi jälle. Okei. Nagu... Davai. Kuule, ega siin vaja just täpselt. Nii, et paneks siis selle kõige pimedamasse. Kas sa saad mulle selle ukse avada? Palun, Dagmar. Enjoy. Aitäh. Nii, ma jälle ei komista.
tahad sa ka äkki minuga sisse tulla? Ma tulen juba. Ma lihtsalt ei näe midagi. Siin on jah, siin tuleb vaadata kaamera pealt. Oh my god. Siin taga paremal on WC. Ja ma tegelikult ei saa aru, kas trailcam töötab või ei tööta. Nii et ma pean korra veel proovima uuesti. Aga ma istun selleks siia kartsa peale. Okei. Kui kaua me kada? Issand, ja sa istusidki sinna. Jaa, meil on lubatud istuda. Aga me ei tohiks nende põgenemistoa mängudega mängida. Täna mängida ei tohi. Nii, welcome. Okei, akku on täis. Siin on ikka jumala võtpime. Ma teen seda testi korra. Ma kustutan ära selle. IR-i. Et näidata, kui pimedas me oleme. Jaa. That's what I see. Nii, ma panen selle siia. Siin on mingid laud vist ees. Ma panen siia aknalaua peale, kui ma saan. Ei tee püsisin, ma panen laua peale. Ja ma eeldan, et ta on siukse nurga all, et ta võtab laiali seda luba. Loodame parimat ja samas kardame hullemat. Nii, kus Huawei. ma annan ta sinu kätte, sest et ta minu sõrme all lahti ei tule. Okei, aga oleme siis 9. See oli see tore koht, jah. Aga seal on õnneks valge. Mingi tüüp juba seisab mul siin. Oota, siin on mingi aste. Oh my god. Tšau. Tead, ja mulle meeldib 8. selle... Kuule, ma teen võtet. Mulle meeldib selle koha juures ka see, et siin on nii palju seda põgenemistoa ärevuse, adrenaliini ja kogu seda energiat ka. See oli arst. See oli arst. Nii, siin on see asi. Siin oli see asi, jah. Ja 9. Ja 9. Ja lahti käib ta meil siit. Issa ma panin mööda. Oi, kui valge. Tule nüüd. Vaata, ma lähen. Siin on täitsa mõnus. Ja Huawei-kese me paneme siis Beauty. Kuhu me ta siis paneme? Paneme ta siis kuskile sinna nurka ja... niimoodi. Kas me neid raamatuid liigutada ei või või? Kui me põhjalikult midagi ei liiguta, siis... Kuidagi nagu, et niimoodi oleks siin. See on siin tees, aga... see on päris hästi, et see võiks üks jääda. Võib-olla ma tahan rohkem, et oleks see... see on mõisa. Okei, no midagi on. Ja... aeg ka jookseb. Ei ole alati ei saa öelda seda meie katsete kohta, et me ka paneme käima asjad. Täna paneme? Täna paneme. 2 asja juba käib. 3. 4. 5 tehniliselt. Okei, ja nüüd siis valiks välja mingi koha. Tead, mis ma teeks? Ma tahaksin teha niimoodi, et alustame pimedas koridoris. Paneme rempoodi, paneme kassipallid, istume alguses, kuulame natukene ja siis teeme võib-olla spiritit ja siis hakkame kambreid läbi käima. Plaan. Let's go. Davai, let's go. Okei. All right, ma panen oma kaamera siia tooli peale ja siis ma hakkan kassi välja panema. Nii. Selle võtame
kus on kõige aktiivsem, oli 9 või? 9 vist oli. Okei, paneme kassipallid siis paika. Nemad puudutuse peale lähevad niimoodi vilkuma. Ma panen ühe siia äärde, et keegi siia otsa ei koperdaks. See on nagu rada. Paneme ühe koridori lõppu siia. Ja siis paneks ühe siia 9. ette. Ops. Ja paneme ühe kuskil siia ka või? Nii. Kõik kohad on täis näinud. Okei, let's go dark. No nii. Kõik kohad panid täis, jah? Jah. Oota, et ise otsa ei koperda. Oota, mille otsas ma nüüd siin istun? Kuule, siia ma ei pannud ühtegi palli. See on osa põgenemistoast. Ei saa jälle üksteist filmida, jah? Saame. Saame või? Ma saan su jalgu filmida. Pane allapoole, siis ma saan su keha filmida. Okei, vahet ei ole, me ei peagi üksteist filmima kogu aeg. Tere Pärnu põgenemistubade, endise Pärnu vangla, endise Pärnu hullumaja elanikud, kes te siin olete, või üks elanik. Meie oleme siis tulnud teile siia külla, et vaadata, kas te tahate meiega suhelda. Me ei ole tulnud kuidagi selle mõttega, et me tahaksime halba või teid siit ära ajada, kui teile siin meeldib. Sest et ma saan aru, et inimestele, kes käivad siin põgenemistubades mängimas, on tegelikult äge, kui siin on niisugune väike X-faktor. Ja me oleme praegu siis, istume siin vana kartseri juures, arstikabineti juures ja oleme pannud igale poole koridori kassipallid ja siin on selline punane tuli, millele saab lähedale minna. Ja siis ta hakkab midagi laulma. Nii et võib-olla te tahate midagi katsuda, puudutada ja siis nad hakkavad niimoodi värviliselt vilkuma. Ja siis me teame, et keegi on siin, kes tahab meiega suhelda. Aga te võite ka endast muud moodi märku anda, näiteks isegi, ma ei tea, näiteks koputades. Ma ei teagi, kas see Dead Silence on nagu hea või halba. Jah. Mina tean ühte asja, mul on vana inimese põlved, nii et mina ikka kitta. Mina istusin minu kantsa. Oda on siin. Masinate peale. Jah. Me oleme nii palju seda öelnud, aga kui nagu seda ghost huntingut nagu teha nagu nii, et sul on aega, siis see on nagu nii palju passimist. Siis ta ootad, et midagi juhtuks. See vaikus on isegi nagu natukene valus. See ikka nagu hakkaks juhtuma või? Ei, siukest tunnet ei ole. Järgmine kord teeme overnighti siin.
korda mõelnud sellele. Me olime lihtsalt rõõmsad, et me üldse lubati siia. Jah. Et aitäh Pärnu põgenemistood. Palju sa neid kassi palju panid? Kõik panin ära. Mis seal olid? Ma ei tea, panin 8, 9. Jah, 9 äkki. Midagi sellist. Mingid linnud on kuskil. Tundus, et mingi vari oli seal, aga... Okei, kassipallide siis rempud jäävad nii nagu nad on. Aga võtame siis Spirit Boxi. See hakkab lärmama kohe. Oota. Keegi istub juhtme otsas. Ei tea küll, kes see on. Otsi auku, kus sa saad. Ja lükka teine sisse. Anna mul teine ots äkki hoopis. Selle saab endale. Mis ma teen selle? Spirit Boxi sisse. Spirit Box on. Mulle tõusi püsti korra. Nii. Siin. Ma täiesti kindlalt teadsin, et ma tulin koos Spirit Boxiga. Nii. OnlyFansi staari. Filmime ise ennast siin. Saaks mingitki contenti maha müüa. Oota, ma pidin üht asja veel vajutama. Oi, teile tüdrukud. Tere! Kes siin on meiega? Kas sa saad uuesti öelda? Kestä. Me tutvustasime ennast enne, kas sa saad meile uuesti meie nimed öelda? Ise pakk. Kas sa võid öelda kellegi nimed, kes siin on praegu? Meie nimed. Ja. Aga kas sa korrata saad? Näiteks kui ma ütlen, miks mitte? Kui ma ütlen, et tere, minu nimi on Heit. Mida paigal? Midagi paigal. Kes on kambris number 9?
keda kambris 9 nähakse? Või mis on kambris number 10? Millisesse kambrisse me peaksime minema järgmiseks? Kogu see 4 või 6. Kas teile meeldib, mis siin praegu tehakse? Tere! Aga miks sa oled siin veel, räägi? Heidi. Ja tere! Kui sa siin eluajal olid, siis miks sa siin olid? Mis sa tegid, et sa siin olid? Asjad on hea segamine. Kas sa töötasid siin? Ei tea. Kas sa tahad, et me läheksime ära? Aga kas me saame teha väikse kompromissi, et me ikkagi natukene oleme siin? Saame. Ja püüame teiega kontakti luua. Kas see on okei? Kas teile meeldiks, kui kumbki meist oleks mõnes kambris üksinda? Mis sind hoiab siin veel? Sa tahad siit ära minna? Iseenesest ega keegi ei ole tegelikult vanglis, te võite minna, see vangla enam ei tööta. Te ei pea isegi lahendama neid mõistatusi siin. Sa tuled, et see on sinu jaoks igaveseks nagu vangla. Oled sa siin kurb? Või oled sa rahu? Aga ütle veel mõni nimi, et siis me teame, kuidas sinu poole pöörduda.
Sarka. Kas see nimi on Sarka? Teid on siin päris palju, jah? Kui palju teid siin on? 11, kui palju on mehi? Jah, mehi kokku, jah. Kümme. Ja palju on siis naisi? Üks naine vist. Avaldus. Mis avaldus sa tahad teha? Ikka. Aga teed ikka avaldus? Kes see üks naine on? Kas sa olid töötaja? Ja aitäh, et sa nüüd meiega räägida. Üks haaval palun. Kas sa olid arst siin äkki? Kindlasti. Kas sa tahad, et me läheksime arsti kabinetti nüüd? Selge. Alo, kas sa Alo oli nimi või? Selgelt tuleb nii tõsi. See oli kindlasti raadio. Dagmar, jah? Aitäh! Ütle veel, kes siin on? Kes meil kaameramees on? Tere! Kes meil ka? Pikku vastu, ta on pikk, jah? Mis ta nimi on? Lasko kuulsin küll. Jah. Aga siin majas on veel üks inimene praegu. Mis tema nimi on? Vägivald. Ma kujutan ette, et siin oli päris palju vägivalda, jah? Ikka. Ka mine. Kas sa sinna punase valguse juurde ei taha minna? Ei taha. See ei meeldi sulle nagu? Olgu, aga ma teen sellise ettepaneku. Kui arst oli nõus, et me lähme arsti kabinetti, kas see on okei? Ja jätkame seal teiega rääkimist. Kas see sobib? Arst, kus sa jäid? Või siis öelge number, kuhu me lähme. Öelge number, kuhu me lähme. Mit? Mis? Ma küsin
püksid. Kas sa räägid niimoodi meiega? Hapukurk. Või mis sa kuulsid? Kuulsin väga kuulub. õde. Kelle õde? Õde, arst, õde. Ma olen õde. Aga me tuleme siis See sinna oli full sentence praegu. Jah. Me tuleme siis sinna arsti kabinetti. Miks? Aga võite. Olgu. Kohe räägime edasi. Tuleme. Jesus. What the fuck? Nagu nii palju korraga. Meil tuleb siin seda ikka veel, ikka siin me saame siin korralikult seda toimetada ja neid sõnusid välja noppida. Siin oli nii palju inimesi korraga. Oli intens. See oli intens ja mis asi maha jäi, oli ju see topelttestis, et me saaksime, või seda, et saaks lindistada ikka kuulata. See vidin on mul olemas. Ja meil on diktofoni lihtsalt. See oli praegu Shop Talk. Ärge kuulake. Nüüd on meil ees arstikabinet. No. Tahel. Päriselt siuke asi või? Joo. Sul on mingi gaasimaskid seljas. Ja see tool on siin. Ja see lõhn. On ja. Ma ei pannud seda enne tähele, ma võib-olla seda enne ka ei ole. See ei ole üldse hea. Ja ma paneksin süstima siia tooli. Fantastiline. Kui you are going under. Mhm. Te näeksite, kui äge see põrand siin on. Ma ei näe üldse, kus on. Oota, ma panen see hästi kohe. Me tulime arsti kabinetti sellepärast, et meile jäi mulje, just kui te tahaksite, et me siin oleme. Tahaksid. Jah. Kas sa tahaksid, et me siin oleme? Kellega me räägime? Palju siin inimesi või hingi on? Kompvek. Kas siin oli siuke arstikabinet, kus anti kommi pärast või? Hoopis. Mida siis hoopis anti? Kas sa võid enda nime öelda, sa ütlesid enne, et sa oled arst või õde? Info. Jaa, me soovime infot, ega me muu pärast siin väga ei ole. Brigaad. Kas sa olid tööbrigaadist siin omal ajal? Räägi midagi oma elust, kui sa siin olid veel elusana. Idioot. Vabandust väga. Kui sa hakkad niimoodi... Uurija. Ma olen jah, aga ma ei ole idioot, ma lihtsalt tahan teada. Sina küll arst ei ole, ükski arst ei räägiks niimoodi. Kes sa oled, kellega ma räägin praegu? Tule. Ma olen siin. Tule ise. Tõesta.
noh, nii palju oligi sul öelda. Jama on Rutt, Kas sa oled? Madis. Okei, väga hea. Me tahame nüüd nimesid. Rutt, Madis, kas doktor Rutt? Ei kärise. Olgu. Kas Madis on? Või oligi Rutt Madis siuke nimi? Et perekonna nimi oli Madis. Kohal. Kes on kohal? Keegi liitus meil? Pane. Mis ma panen? Mis mõtlesin, teeksin midagi trükiks või? Aga ma ei julge, sest see on ju mäng. Teist korda oli täiesti vait kõik. Kas me saame teha sellise kokkuleppe, et need inimesed, kes siin töötavad... Sinu juures. Kas sa oled praegu kuskil meie juures? Oled sa megu siin arstikabinetis? Tahad, ma näitan. Tahan, näita. Mida sa näitad? Paremal pool. Kellest paremal? Vaata, vaata. No ma vaatan. See või? Paremal meil muidugi pandud ka need trailcam on paremal. Kas sa näitad midagi hoopis seal trailcami juures, mitte siin ruumis? Kes mind idioodiks kutsus? Oleme olemas. Ma tean, et te olete olemas, sellepärast oleme meiega siin. Aga miks te siin... Õige, mul jäi enne pooleli. Kas me saame teha sellise kokkuleppe, et inimesed, kes siin töötavad, et nendega te olete sõbralikud ja neid ei kiusa? Üks pirakas. Väga heliga mõlemad päris pirakas. 2000. 2000 kilo vahepeal kokku. Mis teil on? Rasvumus. Vabandust. Meil on hästi, mis teil on? Mis see 2000 oli? Midagi head. Kas sa siis pääsesid välja? Pane. Mida ma panen? Kuhu ma panen? Helista. Tegemine on hea mõte. Kuhu tuppa me paneme telefoni, kui me helistame? Ikkagi on kambri number. Keegi hingas jumala kõvasti praegu. Ahah, väga hea. Aga mis tuppa me paneme telefoni? Vaata ette. Ok, aga mis tuppa me paneme telefoni, et teiega helistada? Spetsialist. Me oleme suht spetsialistid, me oleme Eesti kõige paremad tonnipüüdjad. Kõige kuulsamad, kõige ilusamad. 2000 kilo kokku. Pirakad. Idioodid. Vene.
sa ei pannud selga seda mulle enne seda. Kas sina olid venelane? Siin oli venelasi küll päris palju. Mõrvareid näiteks. tere! Tere! Kas tuli keegi uus? Kes sa oled? Ausalt. Sa võid minu käest ka midagi küsida, kui sa tahad. Mul on ka nagu avatud raamat. Uksest. Millisest uksest? Kas sa vaatad neid kuskilt uksest praegu? Mina. Sina? Kus sa oled? Mul on küll tunne, et siin on, ma räägin vähemalt 2 või 3 erineva inimesega, aga nad on kuidagi nagu, et nad ei suuda nagu Rahusta. Kas te olete närvis, kas te sellepärast ei suuda nagu rääkida hästi, nagu nii, et ma päriselt saaks aru, mis te öelda? Umbes. Okei. Unusta. Kas teid on ära unustatud? Mul on kahju. Mul on ka kahju. Eriti kui sul on kahju. Või on sul mingi muul põhjusel kahju? Kas midagi hakkab juhtuma kohe? Sest mul millegipärast tunne, et midagi hakkab juhtuma kohe. Kuidas me saime? Hea küsimus. Poistega tegin. Ja sellepärast said siia poistega tegid pahandust, jah? Kas sa kahetsed, et sa tegid pahandust? Ma räägin teile siis, mis me nüüd teeme. Me teeme ühe telefonikõne, aga ma ootan ikka kambrinumbrit, et kuhu panna see telefon, kus te tahate rääkida meiega. Siis me läheme kõik majast välja. Aga ikka. Ja siis, aga ikka me kuulame teid. Ja siis me teeme ära sellise STS-i meetodi. Ülemus. Jah, ma praegu olen ülemus, jah. Ja seda veel. Et ma olen võib-olla valmis üksinda istuma kuskil. Nii et Heidi küsib teisest ajast küsimusi. No mis on? Ma räägin, mis on. Sa ei kuula või? Sobib siuke plaan? Mul on tegelikult nii palju kambreid, kus veel käia. Nii et ma arvan, et me lõpetame siin ära praegu. Ja... Esiteks. Me oleme siin. Aga meil on nii palju kambreid, kus veel käia. Kuhu me lähme järgmiseks? Kas number 9 või number 10? No. No, kumb? Või hoopis mingi muu? Pimedesse äkki või? Läheme soolosat challenge'id ka veel teha. Seekord teeme, jah. Et me nüüd ei saa nüüd ka igavesti istuma jääda siia. 9 või 10. ma näen. Vahepeal nende kommentustega rääkima ja sinna peavastu seina jooksmine. 9 või 10. Kuhu me telefoni paneme? Kuhu? Veri. Veri on siin. Kuhu? Okei, teine variant on see, et me vaatame, kas 9 või 10 sul midagi ära raudselt. Ma annan sulle võimaluse veel 1 minuti äkki. Mäleta meile, kust teha telefonikõne. No nii, viimased sõnad.
ma olen talle loa ka Heidit puudutada. Juurde tulnud. Kui ta just ise pärast ütleb, et ta ei luba. Mis asi? Näidake. Et niimoodi puudutada. Ma kohe näitan. Nii, niimoodi võid seda puudutada. Ma pidin näitama, et kuidas sind puudutada võib. Ühesõnaga, ma üritasin teada saada, siin oli suht täitsa nagu väga vastu seina jooksmine kohati. Tundub, et see kõnemõte on õige praegu. Võib-olla ma ise veelsin ennast selles. Ja ma üritasin teada saada, et kuhu tuppa telefon panna, et see kõne teha. Ja siis ainuke vastus, mis vähegi midagi oli veri. Nii et me lähme vaatame siis kas 9. või 10. kummas on midagi verelaadset, sest siin on ka veri. See ütleb, nad on siin, aga meil on nii palju kohti, kus käia nagu. See oli kriiper ja vahepeal läks nii külmaks nagu. Nad ütlesid, et me oleme siin. Siin on see pallik ukse ees. Mis see oli? Ma ei tea, ma lülitasin välja ju kõik asjad. Kui sisse lülitama pidid selleks, et sahiseks. Ei, ta oli kogu aeg sees, aga kuidas? Aga lihtsalt sahisid või? Ei, siis ta peab ikkagi kuskil nagu sees olema. Selleks, et sahiseda. See kaamera töötab nagu teile kasku töötas. Sahises nagu tal oleks spirit box. Ja ma kuulsin ja siis ma vaatasin, et okei, et see make sense'i vaata ja siis ma sain aru, et spirit box on minu käes, mitte sinu käes. No paneme sinna siis. Hästi. Mis teeb? Mida sa teed? Testisin, kas töötab? Töötas või? Töötas küll, jah. Mis see klõpsu tegi? Siin äkki midagi või? Või mis klõpsu? See hääl oli. Ma ei pannud häälestanud. No lähme siis. Räägime palun sinna telefoni sisse, ma kohe hakkan küsima. See on nüüd hea koht teha reklaami. Näe, vaata, meil on sellised lahedad pusad. Väga hea koht teha reklaami, aga hakkame kuulama nüüd palun. Nii. Tere, kas keegi on seal? Palju äkki või? Muuda. Tere, kas keegi on seal? Nagu mingi naine oli või? Kaja. Minu Kaja või? Olid ei olnud? Kas te olete seni nõu sellega, mis me oleme siin üritanud teha? Kas te olete seni
kes see on seal? Tee veel seda koputust. Hallo. Kas sa tohi tagasi tulla? Me saime aru, et seal on nagu rohkem kas seal on rohkem nagu mehi või kes seal on? Kui sa räägid ei saa, siis võib vist muid nagu mingi liigutada seal midagi või? Professionaal. Te ütlesite Heidile, et te olete seal. Miks te seal olete? Kas te läksite ära nüüd sealt toast kuhugi? Te tegite mu akud täiesti tühjaks, et peaks olema praegu jõudu küll. Kas me tuleme teile näiteks silipaksi? Me tuleks meeleldi tagasi, kui tohib. Või võiksite enne teda veel koputusel või midagi, mis nagu ei ole võimalik feedback? Jumala vaikus on. Võiks tänada. Sigaretku, valmis. Sigaretku, valmis. Me tuleksime korra siis tagasi, me teeksime spiritboksi veel, aga teeksime pimedas, kas see on okei? Teil vist ei ole vahet, kas on pime või valka. Ühesõnaga, meil on mõned katsed veel, mida me tahame teha. Ja kas te võtate meid ka vastu, kui me tuleme teeme soolokatset? They don't care nagu. They don't care. Okei, appi see läks lukku. Samsungid. Ei oska. Oli tore rääkida. Viimane võimalus midagi öelda. Pool minutit. See ei ole kaja praegu minu maast. 20 sekki. Nüüd oli kaja. Kümme sekki. All right, näeme sees.
midagi oli jah, parem kui mitte midagi. ma vist ei julge üksi pimedas olla sees. Ma ka ei tahaks olla üksi pimedas. Ma ei näe mitte midagi. Äkki mine sinna tooli peale. Issand, see on mingi käejälg. Are you ready? Noh. Tere taas! Tulite tagasi? Me tulime tagasi, jah? Kellega me räägime? Siin käisid enne mõned nimed läbi. Hästi tore, kui te kordaksite. Filmivad? Indrek? Nad filmivad olid nagu... Me filmime jaa, sellest tuleb üks tore vahva video Ikimooride fännidele. Ja mis teist saab? Teist ei saa sellest mõttes midagi, et teie teete seda, mida te soovite teha. Te saate kuulsaks. Kas keegi tahab kuulsaks saada? Kas sa olid kuulus siis, kui sa mingi aeg, siis kui sa elus olid? Midagi suurt. Dagmar. Oma lampidega. Meil on ikkagi kõige rohkem, me tahaksime teha selle kokkuleppe, et ärge palun siiseid töötajaid kiusake ega hirmutada. Kas see on vastuvõetav? Miks see ei ole vastuvõetav? Aga siin käivadki võõrad. Te ju teate, et ei pea siin olema. Te võite edasi minna. Ja ma tahan veel seda üle küsida, et üle kinnitada, et palju teid siin on? Ma ei tea. Teate ikka? Valikud on. See oli raadio. Ma nagu näen silmanurgas seal midagi. Nii kui ma vaatan, siis ei ole veel siis. Kas keegi on meiega siin kaas?
kambris. Kas on osad räägivad vene keeles või? Sest et siis Estes ajal ma kuulsin ka vene keelt vahepeal, ma ei saanud aru, mis see on. On teil mõni sõnum edasi öelda siinsetele inimestele, kes siin tegutsevad või siia külla tulevad põgenema näiteks? Mis see on, mida ma seal riiulidel näen kogu aeg liikumas? Vahepeal on jumala nagu konkreetsed kuuled, vaata. Aga nagu pärast peab vaatama lihtsalt, mis... Miks te siia sattusite üldse? Midagi sellist, sama hääl oli. Kas meil see arst või see õde on ka veel siin? Aga ta käib siis vahepeal ja kogu aeg ei ole siin nagu jah? Kas siin 19. sajandist ka keegi on? Kui siin meil hullumaja oli? Geniaalne vastus, aitäh. Täiesti geniaalne. Kas siin on keegi, kes ei olnud mitte vanglas, vaid oli siin ravil? Kui siin ravil olid, et kuidas see elu siis siin oli siin õudne või kas teie eest kanti hästi hoolt? Kas te siin kõrvalt haigla seltskonnaga käite ka läbi või? Käisin. Ja. Palju teid siin ikkagi on siis? Või on see siuke koht, kus käiakse läbi rohkem? Miks te sellele enam vastata ei taha? Kui ma jääksin üksinda siia ruumi kõrvaklappidega, kas te siis räägiksite minuga rohkem? Tütarlaps. Jah, tütarlaps, jah. Aha, on. Miks te vaatate mul seelik olla praegu? See on teist küll äärmiselt ebamust. Muide, kes see oli, kes mulle enne idiooti ütles? No tule välja. Kes see oli? Teet. Nagu, ei, mina ei olnud, tema tegi. Teet tegi, jah. Teet sina või? Teet on kuidagi niimoodi, et idioot, uurija. Me ei ole uurija, me oleme meelelootajad ja kummituste sõbrad. Me tahame olla teie sõbrad. Mitte, et meiega kaasa tuleksite, aga et need kohad, kus me käime, me näitame teie elusid. Jaa.
ja et pärast võib-olla oleks ka omanikel natukene meeldivam elu teiega koos. Läks selg nii räigelt valutama. Vajaks abi. Oleks mõni õde siin. See oli kas Mihkel või Sihel. Hästi palju Eesti nimesid on mul. Rutt, Madis, Alo, Peet, Mihkel. Aga kes see on, kellel kõige rohkem Peeter? Kes on, kellel kõige rohkem füüsilist jõudu on nende ustega jamada? Mul oli see vist või? Kes selle radikul ka jamas? See on küll natuke nagu küsitluse moodi juba. Okei, on teil endal midagi öelda, sest me hakkame nüüd kohe soolokatseid tegema. Hakkame. Olete siis seltsiks meile? Ütleme nii, jah. Okei. Ütleme nii, ma panen siit praegu kinni, aga varsti saan edasi rääkida. Sobib. No aeg või head aega vastu või midagi. See on nagu Strasbourg. Aga see ei ole head aega. Tšau! Nii kui ütlesin tšau, tegelikult oli jumal pikalt oli väit. Okei, ma pakun siis välja, et ma olen siis esimene julge. Olgu pealegi. Vaadata, aga mul on vaja teada, millal ma saan lõpetada selle õuduse. Okei, have fun. Sa ikka valisid hea asja endale. Aga see on ka üks. Kas sa lähed sinna või? Ma loen 10-ni. Muusikat lastakse sulle. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Kuidas läheb? Ma ütleks, et väga oodake natuke. No läheb. Ma olen nagu üks seda. Niisiis. Mis seal juhtus just? Kui sa oled Dagmariga koos praegu seal 10. ruumis, siis kas sa saaksid minna tema kõrvale?
kas sa julged katsuda seda äkki kuskilt? Haiget ei tohiks teha, aga ma arvan, et talle kindlasti meeldiks, kui keegi katsuks kuskilt. Mis su nimi on? Tüdrukud, jah? Kas sul naine ka oli enne, kui sa siia sisse kukkusid või? Kas sulle meeldib see, et me tulime seltskonnaks siia? Ma olen sina küsimusele, et see on. Ongi jah? Jah. See on rahulikult või rohilikult? Veel. Kui sul on valida, kas inimesed on siin või sul lastakse üksi olla, kumb parem on? Lillelikult, okei. Mõnda. Kas? Mis see on? Kas teil endal ei ole hirmus siin vahepeal olla? Kardad sa üldse midagi? Ma tunnen, et siin ruumis on kõigi läbi juba. Kas see oli teed olema? Peame ikka. Miski seisab mul siin jala juures. See peaks hästi külmaks teha. See on see ehitusarvel, see nägib oma küsin, kas sa teed korras. Paneme korra kaarte ka, et seda läheks. Mulle tundub, et ta küsib ise midagi. Nüüd ma tunnen, et keegi on sealt, keegi on sealt ja keegi on siin. Seda on reitale. Väga hästi. Palane pole liiga häälega kogu aeg.
Jesus Christ. Mul on niuksed külmavärinad praegu. Ja see vaikus on palju õudsem kui oli see. Aga see tulevad mulle järele, kui ma pean üksi siit ära minema. Fucking julgen kannast liigutada ka praegu. Sest ma tunnen, et siin on vähemalt 3. Kelle iganes mõte see soolkatse inimene on mõte. Ma kahetsen peaaegu iga minutit sellest. Sest muidu pole midagi. Ma ei tea, kas te näete mul jalakarnad on püsti. Ma ei julgesti pahandada praegu. Nagu ma reas. Ma julgesti praegu. Niuksed külmavärinad. Fucking hell. Thank fuck. Are you okay? Mis juhtus? Ühesõnaga, nii kaua kui see järg oli panin, kui tegin siis seda endale, et mõtlesin, et ikka ma panen silmad kinni ja nii, et siis võidi kõutsema nagu. Ma ei julge püsti tulla siit praegu. Miks? Ma ei tea. Seal on keegi, siin on keegi. Nagu jalaga, okei, ma saan aru, et aken ka, aga see oli teistmoodi. Ma ei tea, ma olen täiesti freaked out nagu lihtsalt nagu täiesti freaked out nagu. Äkki fine, mis su enda soolo idee on? Ma olen siis kõrvalpuksi. Teie, sina ja sina seal kapis. Vetsus ja siia, ma loodan. Kuulsin nagu kõik kõminad vahel, kui sa rääkisid. Mõned on lihtsalt meil oli nii palju mänguruumi siin. Me peame lihtsalt tagasi tulema, muud ei olegi. Jaa. Tegema need, mis on tegemata. Kus ma lähen? Ma läheks ka akna alla kuskile. Tooli peale. Okei. Ja mine poodist pikali. Ei lähe. Unusta ära. Voodisse pikali. What's next nagu? Okei. Aine. Ciao, istun.
korrakonnast. Palju nüüd on siin praegu? Otsalises mõttes. Mis su nimi on? Tiina. Mina ei ole Tiina. Saps tagasi. Kas on või? Oled? Aga miks sa siin oled? Keegi uurises enne. Siin on raamatud. See on piibel. Okei. Kas te olete piiblit lugenud? Kunagi ei ole. Mina ei ole piiblit lugenud. Kas ma peaksin piiblit lugema? See pidutsetakse ka vahepeal. Keegi teab, mis mu selg valutab siin. Ei ole mugav. Piinarikas oli, aga mulle meeldis see, et mulle mainiti, et siin on raamatud.
siis ma küsisin, et mis raamatud siin on, siis öeldi, et piibel on. Ma ei tea, kas seal on piibel. Aga tõsi... piibel liigutas 910. kaablisse. No võt, ma ei tea. ja see oli osa... Piibli sees olid ringid tehtud. Fuck! Insta! Oh my fucking god, mul on sellised külmavärinad praegu. Üks viimaseid asju, mis ma küsisin, oli see, et ütle mingi asi või ese või number või midagi, millega pääseb siit põgenemistoa mängust välja. Et siis me saame pärast näidata ja küsida. Kunagi oli hea siin siuke mõistatus, kus piibli sees... Ma mõtlesin, et see ei pea olema sellest samast ajast, on ju. Okei, very cool. Piibel oli ju üks ainus põhimõtted asja, mida nad siis õppisid vanapangid lugeda või mis oli nende ainus. Õige, jaa. Ainus asi, mis nad siis said lugeda. Ma olen nagu mingi, sa ei saa aru, nagu, sa ei saa sellest aru, sest see oli nii instant nagu kohene nagu vastus või see kinnitas sellele. Väga äge. Töötavad ja käivad. Ja kaasa keegi kuskil ei tule. See tool muide on nagu... Nii, klapid ka. See on see fantastiline ruum. Ma küll ei pidanud siia tagasi tulema kohe, aga näete, siin on üks sigaret teile. Aitäh, et te meid välja kannatasite. Ja ärge siis kaasa tulge, palun keegi. Ja kuskil oli veel, seal oli ka. Nii, siin on teile üks sigaret. Hea tahtemärk, aitäh, et te meid välja kannatasite siin. Hoidke neid inimesi ilusti, kes siin töötavad ja käivad. Ei kiusa neid. Ja kaasa meiega keegi ei tule. Oi, Pärnu põgenemistoad, Pärnu vangla, endine hullumaja tehtud. Päris... Jõhker. Jõhker, ütleks jah, et siuksed jutukad tüübid olid. Lõpetasime just 4. hooaeg, 3. hooaja esimese... Sina tead hooaegu, mul pole aimugi. Igal juhul Pärnu vangla 1861 ehitatud hullumajaks. Siin oli tegelikult nii palju kambreid, milles meil jäi käimata. Jäi, aga sinna saavad inimesed uudistama tulla. Sest et siin tegutseb Pärnu põgenemistoad, oli üks mitmuses. Nii et kui te tahate saada nagu ekstra ägedat kogemust, siis tulge kindlasti siia. Aga sellist kogemust, nagu meie saime täna, saate te ainult YouTube'ist vaadata, aga ma arvan, et me tuleme siia veel tagasi. Me tuleme kindlalt tagasi, sest esiteks nii palju ruume jäi suletuks meile täna. Suletuks, sest me ei läinud sinna ise. Me ei jõudnud sinna, meil oli tegelikult avatud, jah. Toimus üsna palju. Ja siis me lihtsalt keskendusime nendele, kus tundsime, et on kõige ägedam. Oli raju. Mis sinu jaoks kõige õudsem oli? Me veel ei tea ka veel, see on ju see, et meil on nii palju asju, mida me ei tea, sest me pole veel oma materjali üle vaadanud. Aga minu jaoks kõige õudsem, isegi kusjuures ei olnud soolokatse, vaid oli estes seal arstitoas. Minu jaoks oli kõige ägedam oli see, kui ma palusin Heidi soolokatse ajal öelda mingi ese, millega pääseb põgenemistoast välja, sest et tuli vastuseks piibel ja põgenemistubade juhataja ütles, et jep, vanasti oli siin selline mäng, kus piibel oli üks vihje osa. Mis välja tuli? Davai, aga järgmise tundi jahini.